tehnika ja seekord siis eelkõige fototehnika tutvustamisega. Et juba alguses kohe ära öelda, et see on võib-olla seda sorti ettekanne, kus siia ekraanile võib-olla on vaja vaadata umbes pool ajast ja siis võib-olla teine pool ajast. Ma üritan siin seda tehnikakola liigutada niimoodi, et seda sinna tahapoole ka natuke näha on, aga võib-olla mingi hetk tuleb tagumiste ridadel toolid püsti tõusta, et natuke näha, mida ma teen siin ees. Nii, aga räägime siis sellest, et kuidas siis taevas pildistada, et eelkõige just läbi teleskoobi, sest üks variant, kuidas taevas pildistada on ka see, et võtta täiesti tavaline peegelkaamera ega nutitelefon, panna see mingisuguse statiivi peale ja siis lihtsalt taevas pilti teha. Et see on ka täitsa astrofotograafia, täpsemalt siis nii-öelda laia välja astrofotograafia, eks pildistame korraga suurt osa taevast. Aga ma räägin just spetsiifiliselt sellest, et kuidas pildistada koos teleskoobiga, ehk siis nii-öelda jah, see mõttes nii-öelda süvafotograafiat tehaks pildistada pisikesi objekte pika säriajaga, nii nagu seda siin õues ka eelmisel ööl hoolega tehti. Nii, aga selliseks asjaks on siis, lähen siis nii-öelda lihtsamast keerukamaks, ka odavamast kallimaks, et kuidas siis saab üldse läbi teleskoobi pilti teha. Ja esimene näide, kuidas siis saab tegelikult läbi teleskoobi pildistada, on tegelikult kõige tavalisema nutitelefoniga. Ja nüüd ma hea meelega tahaks seda näidata, kuidas selle teleskoobiga kinnitada, aga see vidin, mis ma kaasa võtsin, paraku ei ole mitte nutitelefonide kinnitamiseks, vaid see on nende vanade seebikarp kaamerate kinnitamiseks, nii et ma ei saa seda oma telefoni siia kinnitada. Mis teha, läks kiireks, aga mõte on jah selles, et on olemas sellised nii-öelda vidinad, mis saab kinnitada üsna tavaliste teleskoobi okulaaride külge ja siis fikseeritud pannagi telefoni siia mingisse asendisse ja siis just mõte ongi selles, et ei peaks nii-öelda käega siin juures võdistama, mis teeb pilti üsna kehvaks, et saab see telefoni siia ära fikseerida ja siis saab lihtsalt läbi pilti teha. Et uuematel telefonidel üldiselt on need kaamerad, ma ei saa nüüd öelda, et peegelkaamerate ja astrokaameratega võrreldes väga võimekad oleksid, aga saab pilte küll isegi siukeseid täitsa okeisid pilte mõnedest asjadest. Et kui mingisugused telefonid lubavad mingisuguse äpi kaudu teha pika säriga fotosid, siis mingisugust täheparve näiteks või isegi mõnda heledamat galaktikat natuke saab nagu pildistada küll. Aga põhiliselt jah, kuud saab sellega üsna edukalt pildistada, koos päikesefiltriga saab päikest ka niimoodi pildistada. Planeetide puhul iseenesest heledad objektid, aga nendega on selline probleem, et suuremal osal neist nutitelefoni kaamera äppidest on see automaatne heleduse paika seadmine vastavalt sellele, missugune see pilt parasjagu on ja neile algoritmidele üldse ei meeldi selline pilt, milles suur enamus on täiesti süsimust ja kott pime ja selle keskel on siis mingisugune väike hästi hele objekt, et nad ei saa ei autofookuse ega siis ka pildi heleduse seadistamisega lihtsalt hakkama. Et kui on käepärast võtta siis mingisugune jällegi telefoni äpp, mis võimaldab nii-öelda kaamerat manuaalrežiimis kasutada, ehk siis fookuskäsitsi liigutada, pildi heledust, säriaega isot paika panna, siis sellega on võimalik pildistada küll. Et see on nagu kõige odavam, lihtsam variant, kuidas saab läbi teleskoobi pildistada ja võib-olla tasub proovida, et kas sellist mingit teleskoobi kõige kinnitamise vidinat tasub kohe osta. Ma ei tea, aga läbi telefoniga läbi teleskoobi pildistada tasub proovida küll. Nii, aga kommentaar, et need vidinad on jubedad. Oleneb. Ses suhtes, et mina olen kusjuures leidnud, et töötab, aga sellega on see häda, et kui sa üritad seal kasutada mitme inimese telefoni, et neid näiteks avalikel vaatlustel kasutada, no ei ole lootust, kes iga kuradi telefon on väljenduse pärast erineva kujuga ja nii edasi, et nende ümberseadistamine võtab tohutult aega, aga kui sul on see nii-öelda isiklik vidin ja sa selle paika sinna paned ja siis sa ei mölla sellega, siis tegelikult saab küll. Et lihtsalt nagu asja eesmärk on see, et hoida telefoni paigal õiges kohas okulaari ees. Et kui sa leiad mingi vidina, mis sellega hakkama saab, siis töötab küll. Nii. Järgmine variant, et on siis kasutada peegelkaamerat. Et peegelkaamera, tegelikult ei pea olema peegelkaamera, et võib ka olla hübriidkaamera, sel ei ole absoluutselt mingit vahet. Aga mõte on siis selles, et peaks tegemist olema kaameraga, millel on siis objektiiv eemaldatav, nagu siis neil kaameratel on. Ja nüüd siis, nagu eile tegelikult saigi juba võrreldud, et tegelikult sellest teleskoobist saabki siis selle kaamera objektiiv, ehk siis panen objektiivi kuskile eemale. Ja kuidas siis läbi pildistamine käib, siin on see vahelüli on tunduvalt lihtsam, et need on siis selline adapter, mis on siis koosneb sellisest kahetollisest nii-öelda adapteri otsast ja siis
sellist asjast, mida nimetatakse T-rõngaks, mis on siis see nii-öelda kaamerapoolne ots ja need T-rõngad on siis kaamera tootjapõhised, et see konkreetne isend on siis Canoni oma, aga neid on igale kaamera mudelile ja see käibki kaamera otsa täpselt samamoodi nagu hästi tavaline objektiiv. Ja teleskoobi külge põhimõtteliselt nüüd see 2-tolline asi siin, see on sisuliselt nüüd okulaar, ehk siis see lähebki teleskoobile täpselt samamoodi sisse nagu üks kõige tavalisem okulaar. Ja nüüd meil põhimõtteliselt ongi siis teleskoop lihtsalt objektiivi eest. Hästi lihtne lahendus asjale. Ja siin on nüüd üks niisugune detail, mida tasub tähele panna. Sellist varianti ei saa kasutada sugugi mitte kõigi teleskoopide juures, sest okulaarid on tüüpiliselt 2 erinevas mõõdus. Ja näiteks selline väiksem teleskoop siin, mis mul selle seebikarbi hoidjaga oli, see kasutab neid väikseid okulaare, mis on siis 1,5 tollised ja kogu see nii-öelda monteering siin, kuidas see okulaarid käivadki teleskoobi küll, kogu see asi ongi see 1,5 tolline, ehk siin ei saa kasutada ei suuri okulaare, ainult neid väiksema läbimõõduga ja see tähendab ka seda, et seda kaamera adapterit ei ole sinna võimalik panna, ehk siis kui on vähegi fotograafia huvi, mis on rohkem kui nutitelefoniga pildistamine, siis tasub selles mõttes võib-olla teleskoobi hankimisel jälgida seda, et see teleskoobi väljund ots oleks nii-öelda 2-tolline, mitte see pisike 1,5 tolline. Kas see saaks tehniliselt ikkagi panna? Ma ei ole kusjuures näinud sellise kapteri, võib-olla sa oled. Et mis oleks nii-öelda T-rõngas ja siis see pisikene okulaar. Mul on siuke olemas. Mul on olemas. Okei, on olemas. Okei. Väga tore. Oota, kuidas see kaamera T-rõngas sinna läheb? See on ju kaamera ots. Nüüd astrokaamera ots. No ise saab alati ehitada, Okei. Et üks miinus, mis sellise väikese selle avaga tekib, on see, et meile lähedal olijad näevad, kaugemal mitte väga, et kaamera sees on tegelikult näha, et kui suur see sensor siin on, et kui me kasutame seda väikest rõngat siin ees, siis tegelikult see varjab päris palju valgust ära selle sensori servad, et tulemus on see, kui me pilti näeme, siis pilti keskelt on valgustatud ja ääred on hästi kiiresti lähevad tumedaks, et selline vinetiks nimetatakse seda asja, et see efekt tekib hästi kiiresti sinna. Ja enamustel peegelkaameratel tekib see probleem, sest peegelkaamerate sensorid tüüpiliselt on see nii-öelda APS-C mõõt, mis on peaaegu sama suur kui see 1,25 tolli, et seda varjab siis servad ära sellel. Nii, aga jah, selline lugu siis peegelkaameratega, et saabki panna selle lihtsalt niimoodi teleskoobi külge ja nüüd põhimõtteliselt saaksid läbi teleskoobi pilti teha ja nüüd on siis mingisugused siukesed nüansid, mis sõltuvad tüütutel viisidel kaamerast. Et ma ei ole väga suur peegelkaamerate ekspert, nii et ma põhimõtteliselt tunnen Canoneid ainult natukene, teisi tootjaid mitte väga. Et erinevatel kaameratel on igasugused, nad ei ole enamasti mõeldud nagu läbi teleskoobi pildistamiseks, mingit funktsionaalsust on kohati veits puudu. Et näiteks sellel konkreetsel kaameral on niisugune huvitav lugu, et seal ei ole võimalik filmida tervet sensorit kasutades nii-öelda päris pikslitega, et kui filmimisrežiimi kasutada, siis lihtsalt kombineerib piksleid kokku väiksemaks resolutsiooniks, et nii-öelda kroppides filmida ei ole võimalik selle kaameraga, mis on jura, sest tahaks äkki nagu planeete filmida. Et fotosid saab teha, töötab, aga kroppides filmida niimoodi, et üks piksel sellel nii-öelda väljundfailil oleks täpselt sama, mis üks piksel kaamera sensori päriselt oli, ei saagi. Et see on konkreetse kaamera teema, mingitel teistel kaameratel on mingid teised teemad, et ma olen siin vahepeal kuulnud, et isegi RAW-failides tehakse mingit sellist kaamerasisest töötlust, mis siis vahepeal eemaldab tähti ära, mis on justkui nagu müra parandus, aga see kaamera algoritmid peavad mingeid nõrgemaid tähti ka vahepeal müraks, nii et jälle jama. Et ühesõnaga, siin võivad tekkida mingisugused nüansid, mis sõltuvad sellest konkreetsest kaamerast, mida kasutada. Et jällegi sõltub kaamerast, aga see on selles mõttes hea variant, kui on selline kaamera juba olemas, et siis ei ole lisainvesteeringut, ei ole vaja see metallist vahelüli, mis siis seda kaamerat ja teleskoopi kokku ühendab, see on nagu, see on tõesti väga odav, see on paarkümmend eurot. Ja, et põhimõtteliselt lihtne viis võib-olla, kuidas alustada. Nii, ja kõige keerulisem, kallim variant, aga kõige rohkemate võimalustega variant on siis kõikvõimalikud astrokaamerad ja neid on üsna palju erinevaid. Et näitaks selliseid põhilisi erinevaid stiile, mis neid siis olemas on. Et kõige lihtsamad odavamad
on siis kaamerad, mis on ilma jahutuseta, et need konkreetselt siis mõlemad selle punaste kaamerate tootjad, ehk siis Swolt, selline äge Hiina firma on, et põhimõtteliselt sellised hästi pisikesed on see mõttes toredad ka, et need saab pisikesse teleskoopide sisse pista, et just nende väikeste otstega on ka hästi väikeste sensoritega, et saab kasutada siis ka väiksemate teleskoopide puhul, et need on siis ilma jahutuseta kaamerad, neid siis nimetatakse kas siis gideerimiskaamerateks või planeedikaamerateks, et nende nii-öelda karakteristika on see, et nad on väikeste sensoritega, nad saavad teha nii-öelda üsna detailseid pilte enamasti, aga pika säriga nii-öelda süvataeva pilte nad ei tee just kõige paremini, põhiliselt sellepärast, et neil ei ole sensori jahutust. Ja teiseks ka see, et nende vaateväli on enamasti üpris väike ja kui me süvataevas pildistame, siis näete, et eilsest loengust seda pilti, kus süvataeva objektid seal olid, et need on kohati päris suured, et nad lihtsalt ei mahu nende väikeste kaamerate vaatevälja ära. Niisiis, suuremad variandid astrokaameratest on siis, näevad välja enam-vähem sellised ja käivad põhimõtteliselt täpselt samamoodi teleskoobi külge nagu see tavaline peegelkaamera, et enamasti sellised ühendustorud käivad nende asjadega komplektis kaasas ja põhimõtteliselt loogika ongi jälle täpselt sama, et täpselt nii nagu see peegelkaamera siia käis, täpselt niimoodi käivad siia ka need astrokaamerad. Ja mis siis nende astrokaamerate nii-öelda võlu on see, et need on, võlu ja valu on see, et sellise, see asi ei ole tasakaalus enam, just ümber lihtsalt. Et võlu ja valu on see, et erinevad peegelkaamerast, kus kõik selle kaamera kasutamiseks vajalik on nii-öelda kaamera küljes olemas, et see on iseseisev kaamera, siin on ekraan ja nupud ja kõik muud asjad olemas, et saab nagu kohe pildistada, siis nagu näete, astrokaameratel ei ole selliseid asju, ainult asi, mis siin on USB ühendus. Ja see tähendab seda, et astrokaamerate kasutamiseks on vaja ka arvutit. Jällegi üks lisaasi, mida siis teleskoobi juures kasutada ja ühtlasi ka vaja tarkvara, uut tarkvara tundma õppida. Aga mis on eelis on see, et nendega saab nii filmida kui ka pildistada enam-vähem suvaliste säriaegadega, enam-vähem suvalise kiirusega, kuidas vähegi see kaamera riistvara võimaldab, et siin on nagu kõik nii-öelda võimalused on vabalt kasutatavad, et ei ole selliseid peegelkaamerate tootjate poolt nagu pandud selliseid kohati arbitraarseid piiranguid. Nii. Et sellised siis nagu need 3 põhilist varianti ja suuremad astrokaamerad tunnebki nii-öelda selle järgi just ära, et need on siis koos selle jahutusega, et see kaamera ise tegelikult selle eelmise kolakaga siin tegelikult võrrelda. Ega kaamera ise on tegelikult ainult see alumine osa sellest ja kogu see ülemine osa sellest kaamerast on tegelikult nii-öelda jahutusmehhanism sellele asjale. Et selle ülemise otsa sees on ventilaator, siin on põhimõtteliselt sarnased sellised metallplaadid, mis siis lihtsalt soojust juhivad sellest sensorist eemal, et oleks võimalik jahutada. See kaamera ise nagu füüsiliselt ei ole tegelikult kuigi palju suurem. Ja miks kaameraid jahutada, selleni jõuab kohe varsti. Nii. Aga nüüd sai siis kaamerate üldpildis natuke räägitud, aga natuke siis nende sisemistest tööpõhimõtetest ka. Et see ei kehti sugugi mitte ainult astrofotode või astrokaamerate puhul, vaid kehti tegelikult kõigi kaamerate puhul. Et me enamasti tahame saada värvipilte, enamasti. Et näevad natuke ilusamad välja meie silmadele. Ja kuidas siis kaamera sensorid seda valgust koguvad, põhimõtteliselt iga piksel, mis seal selle kaamera sensori peal on, põhimõtteliselt selle peale langev valgus põhimõtteliselt tekitab seal elektrisignaali ja siis see nii-öelda signaali tugevus salvestub selles pikslis või säriaeg läbi saab, loetakse sealt maha ja põhimõtteliselt siis niimoodi see kujutis sinna kokkuvõttes moodustubki. Et kaamerat ja kogu seda optilist süsteemi võib vaadata just nagu sellise analoogiana, et see on nagu ämber, mis siis kogub valgust ja siis kui pilt läbi saab, siis kallame selle ämbri tühjaks ja mõõdame ära, et palju sinna siis sisse nagu seda valgust tuli. Ja nüüd siis on see, et millist valgust me sinna sisse laseme, see on siis oluline osa, kuidas me värve hakkame saama. Et kuidas me need värvid saame, üks hästi lihtne variant on see, et paneme kaamera sensor või nii-öelda see elektrooniline element kaamerast, mis seda valgust nii-öelda tuvastab, see ei ole tegelikult värvitundlik enamasti. Põhimõtteliselt mitte ühelgi kaameral eriti ei ole. Et
kõige lihtsam variant, kuidas saada värvi, on panna siis kogu selle kaamera sensori ette filterklaas, mis siis laseb läbi ühte konkreetset värvivalgust. Ja siis siis selleks, et saada tegelikult värvifotosid, siis me peame kasutama mitut filtrit ja siis neid filtrid vahetama seal sensori ees. Et niimoodi pildistavad põhimõtteliselt kõik professionaalsed teleskoobid, et ka professionaalsed amatöörid pildistavad samamoodi, aga nagu kõik professionaalsed observatooriumid pildistavad selliste kaameratega, mis iseenesest ei ole värvitundlikud, vaid pannakse vastav värvifilter ette ja tehakse läbi selle pilti. Ja siis näiteks kõige lihtsam variant on see, et punane, roheline, sinine värvifilter, teeme 3 fotot, kleebime need omavahel kokku ja siis saamegi RGB pildi, mis inimeste silmale paistab ilus värviline. Et see on täitsa variant, mida saab ka astrofotograafias teha, aga teine tehniliselt peidetult justkui nagu natuke keerulisem variant, aga lõppkasutajale lihtsam variant on see, et aga paneks äkki erivärvi filtrid kõigi erinevate pikslite ette. Ja see on see, kuidas töötavad mitte ainult paljud astrokaamerad, vaid tegelikult täpselt sellel põhimõttel töötavad sisuliselt kõik kaamerad, mida me üldse kasutame, ehk siis nii nutitelefoni kaamera sensor või ka see peegelkaamera sensor, et nende kõigi ees on selline asi, mida nimetatakse Bayeri maatriksiks. Ja see põhimõtteliselt tähendab seda, et iga selle üksiku piksli ette on pandud siis erivärvi filtrid. Ja kuidas see muster seal siis lõpuks välja näeb, on põhimõtteliselt niimoodi, et rohelisi piksleid on 2 korda rohkem kui punaseid ja siniseid, nagu siin näha on. Ja selle põhjus on lihtsalt see, et inimese silmad on rohelisel värvile kõige tundlikumad, et siis see annab natukene justkui nagu paremat seda värvieraldust just rohelises värvis, aga see on selles mõttes niisugune natukene suvaline kõrvaldetail, sest see on lihtsalt sellepärast, et 4x4 ruut sellest normaalselt ära täita, 3 värviga, et 4x4, vaid 2x2 ruut ära täita, 3 värviga ei saa muud moodi kui ühte pealt kordama, siis on mõistlik vahel korrata. Ja mis siin siis nüüd juhtuma hakkab, ongi see, et kui sellise kaamera sensori peale langeb siis valgus, siis iga selline 2x2 plokk siis sellest sensori pikslitest salvestabki siis seda kujutist justkui nagu 3 erineva filtriga ja põhimõtteliselt siis saab siit nüüd seda kujutist hakata taaslooma. Mõte on selles, et kui sellise sensoriga teha siis üks säri, üks pildiklõps, siis me tegelikult saame täisvärvilise pildi selle ühe klõpsuga juba. Täpselt nii nagu kõik meile teada olevad kaamerad töötavad. Et kuidas siis praktikas välja näeb? Et ütleme, et see on see stseen, mida me siis tahame pildistada. Kui me tahaksime vaadata kaamera toorandmeid, ehk siis mida sensor tegelikult salvestab, siis kaamera sensor salvestab selle pildi sellisena. Et tasub nüüd meelde, et mis siin siis oli enne, et iga selle piksli ees on siis erivärvi selline valgusfilter ja kõige paremini paistab just punaste õite peal välja, et ainult punase filtriga pikslid siis salvestavad sealt signaali, ülejäänud 2 filtris nagu eriti signaali ei ole. Ja siis siin, kus asi on valgem, see stseen ise on valgem, seal siis kõik värvipikslid salvestavad mingit signaali. Aga need on kaamera toorandmed. Et kaamera sensor, nende andmete mõttes, mida ta salvestab, ei tea tegelikult värvidest mitte midagi. Ja kuidas me siis need värvid saame, seda teeb sisuliselt tarkvara. Et me teame, missugust värvi filtrid on iga piksli ees, nii et me võime need pikslid lihtsalt kõik ära värvida. Vastavalt sellele, et mis värvi siis see konkreetne piksel seal filtri ees oli, aga see on veits kole pilt, eks ole, et seda ei ole nagu väga tore vaadata. Põhimõtteliselt, kui me läheks nüüd hästi kaugele, vaataks niimoodi, et me ei suuda neid üksikuid ruute eristada, siis see paistaks isegi enam-vähem normaalne, aga lähedalt vaadates on kole. Ja meil on nüüd siis saavutatud selline olukord, kus meil ongi iga piksel on salvestanud signaali, aga ainult ühes värvis. Aga me tahaks tegelikult ka teada näiteks selle konkreetse sinise piksli kohta, et kui palju võiks selles pikslis olla ka rohelist ja punast värvi. Kuidas me saame siis selle pakkumisi? Et nagu päris infost enam ei saa, sest filter neelas selle valguse ära. Ja trikk siis, kuidas seda tehakse, on see, et iga värvi pikslit, ükskõik millist värvi siin vaadata, alati ümbritseb lähimad naaberpikslid, on 8 naaberpikslit, alati on naabrid 400 teist värvi ja siis 400 kolmandat värvi ja põhimõtteliselt keskmistatakse iga piksli kohta. Ehk siis iga sinise piksli kohta luuakse punane väärtus neist 4 naaberpunasest pikslist ja siis roheline väärtus neist 4 rohelisest pikslist. Ja seda tehakse absoluutselt kogu selle kaamera sensori peale.
ja põhimõtteliselt tulemus on see, et me saame iga piksli kohta 3 väärtust ja ongi meil RGB pilt olemas. Et tundub sellise hullu trikitamisena, siis noh, sisuliselt ongi, aga teeme selle töötluse läbi. Pilt on selline. Noh, jah, kvaliteet on märgatavalt langenud, sest noh, piksli suurus on palju suurem kui sellel kõrval võrdluspildil, aga justkui nagu suht okei viis, kuidas seda stseeni edastada, sest noh, meie piksli suurus on siin selles näites ka päris suur. Et see asi hakkab, see on astrofotograafias paistab see lihtsalt hästi palju välja, aga tegelikult see, mida ma kirjeldasin, tasub meelde jätta ja sellest nagu aru saada, see on tegelikult see, kuidas kõik nutitelefonide ja peegelkaamerate sensorid töötavad. Et lihtsalt meile enamasti ei näidata seda otseselt välja, aga astrofotograafias selline asi, tuleb arvestada, kuidas kaamerad töötavad, sest tulevad igasugu nüansid mängu. Nii, aga paneme siis nüüd selle kaamera ja teleskoobi omavahel kokku, et mis me siis saame. Sama lugu nagu eile, et pikema fookuskaugusega teleskoop loob siis kaamera sensorile suurema, laiema kujutise ja siis põhimõtteliselt annab justkui nagu rohkem suurendust. Ja siin on nüüd üks niisugune asi, mida vahepeal kasutatakse, aga terminoloogiliselt tasub olla korrektne. Selles mõttes, et läbi teleskoobi pildistatud fotodel ei ole sellist asja nagu suurendus. Ainukene mõistlik viis, kuidas seda asja kirjeldada saab, on see, et mitmele või missugusele nurgale vastab siis üks piksel seal, kas üks piksel või siis terve selle kaadri läbimõõt. Kui meil on mingisugune suvaline pilt tehtud taevast või siis kas või sellest eelnevast stseenist, et ainus mõistlik viis, kuidas seda tegelikult kirjeldada, on see, et kas kogu see pilt servast servani on siis taevas mõõdus näiteks 10 kraadi või 5 kraadi või mis iganes oleneb teleskoobi fookuskaugusest. Või siis võib seda kirjeldada niimoodi, et üks piksel sellel pildil on siis mingisugune, ma ei tea, 0,1 kraadi, mida iganes, mingi väike ühik. Et sellisel nagu sõna suurendus antud kontekstis ei tähenda mitte midagi, sest nagu suurendus võrreldes millega. Suurendust me saame kasutada siis, kui me teeme visuaalset vaatlust, sest siis me võrdleme suurendust oma paljasilma nähtavusega. Aga kaamera sensor teeb lihtsalt pildi, et me saame põhimõtteliselt võrrelda suurendust 2 erineva kaamera vahel või eri fookuskauguste vahel, aga nagu üldiselt suurendus ei tähenda kaameraga vaadates mitte midagi. Lihtsalt siuke asi, mis mind vahepeal nagu terminoloogias natuke ärritab. Nii, ja kaamera sensor ise, et fookuskaugus on siis nii-öelda teleskoobi osa. Et kaamera sensori puhul, mida rohkem selle sensori peal on piksleid, seda rohkem me lõpuks näeme ka detaile. Ja mis siis astrofotograafias hakkab natuke rolli mängima on see, et mida rohkem neid piksleid on, seda rohkem lõpuks siis ka andmeid on, seda suuremat kõvaketast on vaja, seda rohkem igasugu pilditöötlusaega kulub, et see on ka siuke ressurss, mida natuke tuleb arvestada, et kui hästi suured kaamerad teevad ka, hästi kallid võimekad kaamerad teevad ka hästi suuri pilte. Ja sensori suurus on siis see sensori füüsiline suurus, ehk siis kui suur see ilmselt on selle kaamera peal näiteks kõige parem näidata. Praktiliselt tagumised read jälle võib-olla ei näe, aga jällegi kaamera sensor on tegelikult siin sees väga hästi näha, et enamasti kaamera sensorid ei ole suured, nad on mingi pöidaküüne suurused enam-vähem. Et see siis natukene loob ka võib-olla ettekujutus sellest, et kui suured need teleskoopide kokku koondatud kujutised siin tegelikult on. See on siuke mitte väga suur sensor, aga neil pisikaameratel, selle pikenduse eest ära võtta, siis näeb veel paremini, et põhimõtteliselt kogu sensor ongi täpselt see asi siin, et nagu need on väga pisikesed. Ja nad peavad natuke olema pisikesed sellepärast, et muidu me lihtsalt kaugel olevatest väikestest astronoomilistest objektidest, meile väikestena paistvatest astronoomilistest objektidest, muidu me lihtsalt ei saagi väga nähtavaid kujutisi, need kujutised ise on väga pisikesed. Et ühesõnaga, mida suurem sensor, seda suurema vaatevälja me saame, mida rohkem piksleid, seda rohkem detaile selle vaatevälja sees on. Nii. Ja põhimõtteliselt kehtib täpselt see sama loogika, kehtibki sama loogika, mis on kaameraobjektiivide puhul, et see näidispilt on sellised kaameraobjektiivi tüüpilised fookuskaugused, aga teleskoobi puhul kehtib jälle täpselt sama asi. Et mida suurem fookuskaugus, seda rohkem justkui nii-öelda sisse suurendame. Ja siin on siis mõned siukesed näited erinevatest kaamerasensorite mõõtudest, mis siis nii-öelda olemas on. Et siin ei ole astrokaameraid selle pildi pealt, ma ei leidnud sellist head võrdlust, aga põhimõtteliselt astrokaameraid leidub, sisuliselt leidub kogu selles vahemikus, et odavamad ongi umbes nii väikeste sensoritega nagu need
sellised selfie-kaamerad või siis nutitelefonid ja siis kallima otsa astrokaamerad on selliste täiskaader suuruste sensoritega või isegi natuke suurematega. Et jah, siuksed neid on. Nii. Ja nüüd siis on see, et selle info põhjal paneme teleskoopile kaamera otsa, teeme klõpsu, saame pildi. Enamasti, kui me selle asja ära teeme, siis see pilt ei ole ülimalt muljetavaldav. Et võib olla küll, nagu ikkagi esimene astrofoto, eks ole, aga enamasti tahame natuke rohkem saada. Et üks asi siis muidugi on kohe see, et kui me lihtsalt suuname hästi suure suurendusega pildi taevasse läbi teleskoobi, siis teeme sealt pildi, säriaeg mingi sekund, paar, mis iganes, siis me avastame väga kiiresti, et maa pöörleb. Meie kahjuks ja ma ei tea, kellegi õnneks ka, nende õnneks, kellele päikesetõus ja loeng meeldivad. Aga jah, et siit tuleb siis kohe välja see, et nüüd oleme me hädas sellega, kui me üritame kasutada neid kõrgushorisontaalseid monteeringuid, Dobsoni tüüpi teleskoope, et neid ei ole siis võimalik panna mõistlikult seda taevast jälgima. Saab, aga igasugu keerukused tulevad sisse, et ühesõnaga peaks olema tähekellaga monteering, ehk siis ekvatoriaalne monteering, mis siis pöörab seda kogu kaamerat, kogu seda optilist kupatust taevale järgi niimoodi, et see püsiks seal sensori peal paigal, sest taevas olevad asjad on valguse mõttes ikkagi hästi tummid ja nad ei kiirga meile palju valgust, seetõttu me peame kasutama pikka säriaega, mitmed sekundid. Ja kohe, kui meil on suur suurendus, siis mitmesekundiline säriaeg tähendab sealt taevas liigub. Nii. Ja lähme nüüd veel ühe sammu edasi, et kui me tahame ikkagi suurt suurendust kasutada ja meil ei ole just mingi ülikallis teleskoobi monteering, mille hinnad lähevad sinna 5-kohalistesse summadesse, siis need monteeringud ei ole piisavalt head taevajälgijad enamasti, et nüüd pikemate säridega räägime siin juba mitmetes kümnetes sekundites, võib-olla minutitest, et sellise aja peale ei suuda isegi need monteeringud piisavalt täpselt seda taevast jälgida. Ja siis tuleb gideerima hakata ja gideerimine on siis selline äge protsess, kus me paneme enda teleskoobile külge teise väiksema lisateleskoobi, ehk siis põhimõtteliselt samasuguse otsija sihtja, nagu me kasutasime enne lihtsalt asjade üles otsimiseks. Ja sinna külge paneme veel ühe kaamera, ehk siis ühes nii-öelda korralikus astrofotograafia seadistuses meil tihti tegelikult ongi kaks kaamerat, üks siis see nii-öelda põhikaamera, millega siis nii-öelda neid põhipilte tehakse ja teine, see ongi antud juhul see gideerimiskaamera, mis on sellise väiksema toru küljes. No tegelikult see praktilise näitena kohe on tegelikult see enda gideerimistoru siin tegelikult olemas ka, kuigi ta ei ole minu selle toru külge pandud, et see on siis see nii-öelda kombinatsioon, mida mina kasutan. Et üsna suur gideerimistoru tegelikult. Aga siia otsa käib siis see väiksem kaamera ja kogu see juhtmetega tuleb see asi muidugi kokku ühendada, arvutiga juhtima hakata, aga põhimõtteliselt niimoodi see asi siin käib. Et tuleb siis taevast jälgida ja mida see gideerimiskaamera siis reaalselt teeb, sellega tehakse paarisekundilise säriga pilte ja lihtsalt seal on hunnik tähti, ja siis arvutiprogramm põhimõtteliselt tuvastab pikslite pealt ära, et kus need tähed asuvad ja siis iga paari sekundi tagant kontrollib selle asukohta ja kui toimub mingi piisavalt suur nihe, siis põhimõtteliselt see arvutiprogramm annabki selle teleskoobi monteeringule, mis peab siis ka vastavalt arvutiga juhitav olema, nagu enamik neid on, mis fotograafia monteeringud on, et annab lihtsalt käsu, et nihuta nüüd hästi natukene sinnapoole, eks nii-öelda kompenseerib neid monteeringu väikeseid vigu, tuulest tekkivaid mingeid vibratsioone või siis natukene ka joonduse vigu, igasugu asjad, mis siis võivad seda ideaalset joondust nii-öelda paigast ära ajada. Ja siin oli üks niisugune äge kombinatsioon, et kes tahab hästi selliste laia välja fotograafiat teha, et tegelikult ei ole sugugi mitte väga haruldane olukord, kus see gideerija ja põhiteleskoop on tegelikult üsna sarnase suurusega, et lihtsalt palju väiksemal ei ole võib-olla mõtet isegi. Et selle mõte on nüüd lihtsalt see, et sellise teleskoobiga saab pildistada hästi suurt taevaala korraga, et siis neid kõige suuremaid ja laiemaid udukogusid, mis meil seal taevas on, et jah, sealt tagaseina pealt saab mõningaid pilte vaadata. Ei ole vist konkreetselt selle elukaga tehtud, ma ei tea tegelikult. Need on Urmas Lemingu pildid, võib ise pärast rääkida, millega ta nad teinud on. Nii. Ja kui me nüüd suudame oma kaamerat paigal hoida, siis me teeme juba siukese ühe pildi, mis näeb juba siukene suht koht okei välja.
aga ega astrofotograafid ei ole ikka veel rahul, tahame ikka veel paremaks seda asja teha, siis me teeme palju pilte ja siis kuna juhuslikud mürad, mis meil piltide peal on, nad on fundamentaalselt juhuslikud ja siis see signaal, mida me siis sealt taevast saame, ehk siis see nii-öelda päris valgus, mis sealt teleskoobi otsas sisse tuleb, et see kasvab ajas, kui me pikemat säri kasutame, siis see kasvab lineaarselt, müra kasvab teatavasti, müra keskväärtus kasvab ruutjuurega. Ja point on selles, et mida paremaks, mida pikemaks me selle säriaja ajame, siis paraneb see signaal-müra suhe, ehk siis me saame parema, selgema, puhtama pildi. Ja sellel on siis kaks sellist põhilist varianti, et kas teha siis hästi palju pika säriajaga pilte nii-öelda süvataevas sudukogudest või siis heledate objektide puhul kasutatakse siis just hästi lühikesi säriaegu ja siis sisuliselt mitte ei fotografeerita, vaid sisuliselt filmitakse, kuigi no tegelikult kaks terminit, millel ei ole tegelikult sisulist vahet, sest lihtsalt ainus küsimus on see, et millise aja intervalliga me neid eri kaadreid teeme ja millise säriajaga. Et nagu filmimine ja fotografeerimine, fundamentaalselt täpselt sama asi ju. Nii, aga mõte jah selles, et tehakse hästi palju pilte, liidame need kokku ja siis saame parema signaalmüra suhte sellest. Ja seda asja, kuidas seda siis teha, et sellest ma räägin homme, ma räägin siin praegu veel edasi, et ma ei ole lõpetanud. Aga et kuidas seda kõike teha, et siis see on homse töötoa teema, et loodetavasti äkki täna õnnestub ka natukene praktikat teha pildistamisega õues, kuigi ilma ennustusi ei olnud kõige positiivsem, aga äkki midagi õnnestub ja siis homme saab seda materjali natuke töödelda ka. Nii, aga natukene veel teleskoopidest, pildistamise nüanssidest edasi ka. Nii. Et jah, üks asi, mida siis tuleb veel teha, et ikka veel paremaid pilte saada, no ei ole astrofotograafilisem mitte kunagi rahul. Et kui me teeme pilte, siis neil piltidel on kohati igasuguseid mürasid, defekte ja see igapäeva pildistamises tihti ei paista välja, sellepärast me teeme nii-öelda hästi valgustatud oludes, nii-öelda päevavalguses teeme pilte, siis see müratase lihtsalt on hästi väike, aga kui me astrofotograafias pildistame hästi nõrku objekte, siis kaamera enda sensori müra, soojusmüra on tunduvalt suurem proportsionaalselt, et siis me peame lihtsalt selliste asjadega kaklema hakkama ja põhilised asjad, millega siis astrofotograafid kaklevad, on see, et kaamera sensoritel aeg-ajalt tekivad mingid efektsed pikslid, mille signaal ei ole samasuguses seoses sisselangeva valgusega kui siis nagu enamikel teistel pikslitel, ehk siis mõned pikslid muutuvad heledamaks, mõned ei võta üldse signaali vastu. Siis pimevool, mis on selline põnev asi, et enamik kaamera sensoreid on tegelikult tundlikud ka lainepikkustele väljaspool seda, mis meie silmaga näeme, täpsemalt nad on ka infrapunale tundlikud. Ja see on, selles mõttes see on natuke parandamatu probleem, et minu teada ei ole nagu disainitud kaamera sensoreid, mis nagu fundamentaalselt ei oleks soojustundlikud, et lihtsalt seda probleemi üldse ei eksisteeriks. Et kaameratega, kui me taevast pildistame, siis jällegi selle pisikaamera võtaks, et panin selle üldse. See jah. Et kaamerate ees on küll selline klaasist aken, mis enamasti on selline, vähemalt värvikaameratel, enamasti on selline, mis tegelikult blokeerib seda väljast tulevat infrapunakiirgust, ehk siis ta ei salvesta nii-öelda astronoomilistelt objektidelt tulevat infrapunakiirgust, aga kes füüsikat mäletab, siis teatavasti kõik objektid, mille temperatuur on üle absoluutse nulli, see kaamera kaasa arvatud, need kiirgavad ise ka infrapunakiirgust. Ehk siis tegelikult kaamera sensorile tekib mürana ka selle siin sees oleva elektroonika tekitatud soojus ja siis ka lihtsalt põhimõtteliselt soojuslik foon. Ja see on siis see põhjus, miks me kaameraid jahutame, et siis sellest pimevoolust ehk siis põhiliselt soojusmürast lahti saada, et seda signaali sinna ei tekiks. Ja viimane asi ongi see ebaühtlane valgustatus, mis siis võibki tekkida just sellega, kui me kasutame hästi suurt kaamera sensorit ja paneme selle sihukese hästi pisikese toru ette, kui ütleme hästi suur sensor siin, siis ei ole võimalik selle sensori servasid enam valgustada, et siis tulemus on see, et meie pilt on ebaühtlaselt valgustatud. Et kõigi nende asjade parandamiseks on olemas võluasjad nagu kalibratsioonikadrid ja me käime need siin ükshaaval läbi ka veel, aga põhimõtteliselt jah, see tähendab seda, et kui me astrofotosid teeme, siis enamasti ei piisa sellest, et paneme teleskoobi välja, teeme pilte taevast ja siis ongi valmis, hakkame kokku liitma, et tuleb veel pilte teha, mitte siis sellest objektist, mida me pildistame, vaid igasugu huvitavatest asjadest, niimoodi, et teleskoopil on katik kinni ja mingist ühtlaselt valgustatud asjast ja ka ühesõnaga
kohe näitan seda asja ka. Nii. Et näitangi veidike praktilisi näiteid astrofotodest, mis siis, õigemini neist erinevatest kaadritest, mis meil siin siis olemas on. Nii. Nii. Mis me siit leiame? Et hüppame siis kohe sellisesse olukorda, kus meil on mingisugune nii-öelda toorpilt kaamerast. Nii. Et selline on siis näitena üksik kaader, mis me saame siis teleskoobist. Et on siis see, et gideerimine töötab, kaamera sensor põhimõtteliselt siis jälgib taevast, et gideerimised ja sellised mehaanilised probleemid on ära lahendatud. Võib-olla mitte ideaalselt, sest mõned tähed on veits välja veninud, aga töö selleks enam-vähem. Et milline see pilt siis välja näeb, et siin on üks asi on siin juba ära tehtud meie jaoks, ehk siis see Bayeri maatriksi eemaldamine on juba tegelikult ära tehtud. Ja enamikel astrofoto tarkvaradel on tegelikult võimalik vaadata ka neid toorandmeid, mis siis ongi täpselt sellised. Et ongi see mustvalge kaamera toorpilt ja kui me nüüd siin sisse suurendame, siis mida me siin näeme, palju suurendame, et midagi näha, et siis ongi täpselt see, mida kaamera sensor reaalselt signaalina salvestas, et iga selle piksli kohta on siis üks enamasti 16-bitine väärtus, et kui palju seda signaali sealt siis tuli. Et aga aga paneme selle nii-öelda Bayeri maatriksi uuesti peale, et siis arvutame nii-öelda 3 seda väärtust välja ja siis saamegi nii-öelda värvilise pildi. Ja mis siin nüüd hakkab kohe välja paistma, kui me oleme sisse suurendanud? Mis need on? Surnud pikslid. Kõrved pikslid, jah, ülekõrved pikslid. Ja miks nad sellised naljakad, jah, neid on mitu siin. Et miks nad sellised naljakad ristid välja näevad? Nad on ristid just sellepärast, et me ju keskmistame seda Bayeri maatriksit, ehk siis üks surnud piksel nii-öelda rikub ka kõrval olevaid piksleid. Et tegelikult, kui me selle asja maha võtame, Bayeri maatriks, me näemegi, et tegelikult need surnud pikslid on üksikud pikslid. Aga kui me nüüd hakkame seda asja keskmistama siin, siis nad levivad ka nii-öelda kõrvalpikslitele. Nii. Et selle asja nüüd õigesse suurusesse. Nii, mis meil siin veel paistab, et kogu pilt on kuidagi selline, tumedad osad sellest pildist on mürased. Suht selgelt näha, eks ole. Et see on siis põhiliselt, see ongi see soojuslik müra, et mis siis selles kaamera sensoris lihtsalt on. Ja kuna see soojuslik müra on juhuslik ja me kasutame seda nii-öelda Bayeri maatriksi keskmistamist, siis ta tekitabki sellise värvilise sähur sinna, et tegelikult see on fundamentaalselt see on juhuslik müra selle sensori peal. Nii. Ja see asi ei paista siin väga hästi välja. Korraks proovin need kardinad alla lasta. Et tegelikult ka nii-öelda see kolmas pildidefekt peaks selle pildi peal olema näha. Ehk siis see, et see kaader on natukene ebaühtlaselt valgustatud. Nii. See võib-olla ei paista siin. Tuleb vist ka korra ära lasta. Paremini välja. Paistab ka välja siin. Aha, paistab välja. Nii, et okei, siin see nagu probleem ei ole kohutavalt suur. Et see on konkreetselt tehtudki selle sama teleskoobiga. Et siin ei ole nagu sellist globaalset probleemi, mis mõnel hästi suure vaateväljaga pildistaval kaameral on, et nagu kogu pilt on see, et keskelt on eledam, servad on tumedamad, et mul ei ole väga palju seda probleemi, natukene on. Aga mis siin välja paistavad, on siukesed ägedad rõngad. Et need on tolmuterad, igasugune väikene pudi, praht, mis siis asuvad kas siin teleskoobi peapeegli peal, sekundaarpeegli peal või siis ka selle kaamera sensori ees, siin ei ole kaamerat küljes, et ei ole, kuskil siin asuva klaasi peal. Enam, okei, nad ei asu seal sensori klaasi peal, siis nad jätaksid sellise väikese musta laiku ainult, aga sellised tolmuterakesed, mis siis asuvad sensorist nii-öelda kaugemal nende teleskoobi optiliste elementide peal, nad tekitavad põhimõtteliselt siia sellise varjukujutise ja see kujutis ise on rõngas, sellepärast et see on jällegi selle teleskoobi apertuuri kujutis, et selle teleskoobil eile kindlasti nägite sama toru, aga teleskoopil on siis see sekundaarpeegel ees, et siis näemegi seda nii-öelda apertuuri kujutist seal nende tolmurõngastena. Et justkui nagu fookusest väljas olev tolmuterakene on siis sinna selle pildi peale projekteerunud. Nii, et ja selliseid pilte astrofotograafiat siis tehakse enamasti palju. Lase lihtsalt läbi järjest tehtud pildid, mis natukene muutuvad, mis siin nagu hästi nii-öelda välja paistab, on see, et see nii-öelda juhuslik müra varieerub hästi palju, et see nii-öelda säru on igal pool erinev, aga just see asi, mida me siin pildistame, on kogu aeg ühesugune. Mis nüüd juhtus?
eelmine pilt, järgmine pilt, jah, pilve läks. jah, ja noh, nüüd paistab see nii-öelda, see vinjett ja need tolmurõngad paremini välja lihtsalt, et lihtsalt muud asja enam ei olegi. Et juhtub ka sellist asja pildistamise ajal. Aga jah, et kuidas siis neist kõigist probleemidest lahti saada, et nii, et kuidas selle siis lahti saada, et need on siis need nii-öelda kaadrid, mis me saame siis, kui me teleskoobiga taevast pildistame sellest ebaühtlasest valgustatusest. Nii, võtame teise kaadri. Et sellest saame siis lahti kalibratsioonikadriga, mida siis inglise keeles nimetatakse flatiks, aga eesti keeles on seal tegelikult ka täitsa ilus sõna olemas, see on siis tasaväljakaadr. Ja selle asja tegemise nagu tagamõte on siis see, et me pildistame teleskoobiga mingisugust ühtlaselt valgustatud ala, mis ongi lihtsalt ühtlaselt valgustatud ala. Et variandid, kuidas seda saab teha, on näiteks see, et variant, mida ma olen täitsa näinud kasutamas, on see, et võtame arvutiekraani, viisakalt tõsta, paneme siia ette valge pildi ja paneme selle tuugalt teleskoobi ette. Täitsa hea variant, kuidas flat-kaadreid teha. Et mida siis veel saab teha, on see, et pildistada näiteks koidiku taevast. Võib ka päevataevast pildistada, aga siis lihtsalt peab olema võimalik see, et seda peab olema võimalik pildistada niimoodi, et see ei üleküllastaks sensorit, et peab piisavalt lühikest säriaega saama kasutada. Et ühesõnaga päevavalgusega taevas on ka täiesti hea asi, millest flatte teha. Ja oli see äge vidin nüüd kuskil, jah, siin käest ongi. Korraks näitan ka seda oma tehtud äge leiutis, mis siis saab panna teleskoobi külge ja see siis dubleerib nii-öelda kahte ülesannet, et ta on ühtlasi see teleskoobi esine katiks selleks ajaks, kui teda ei kasutata. Ja siis ta on ühtlasi ka see nii-öelda valge paneel flattide tegemiseks, mille saab siia ette panna. Ja siis mehaanika, elektroonika, Rein ise pärast räägib, kuidas see asi töötab. Et kui on vaja siis nagu taevas pildistama hakata, siis käib see asi siit eest ära. Ma väga ei julge seda asja liigutas, ma äkki luun midagi ära. Aga ühesõnaga jah, katik käib teleskoobil eest ära, et muidu nagu selline justkui nagu selline mõttetu element, mida teleskoobi puhul ongi ainult katteks vaja, et selle võiks nagu asendada millegi asjalikumaga, et selles mõttes nagu päris hea idee, kuidas flatte teha. Aga jällegi odavam variant on taevast lihtsalt pildistada, valgustatud taevast siis. Nii, kuidas veel müradest lahti saada, et kuidas neist nii-öelda pahadest pikslitest lahti saada. Nii, kiire üles leidma. Et selliste asjade jaoks tuleb kasutada kalibratsioonikadreid, korraks näitan, mis viisil mina seda teen, aga põhimõtteliselt on see, et saada lahti erinevatest müradest, siis põhimõtteliselt hea variant on see, et kui me pildistame näiteks ütleme 1-minutilise säriga mingisugust objekti, siis me tegelikult peaks tegema ka pimedaid kaadreid, ehk siis kaadreid, kus me pildistamegi niimoodi, et teleskoobil on see katik ees, pildistamegi sama pika aja jooksul, ehk siis me saame nii-öelda võrrelda, et kui palju seda nii-öelda mürasignaali koguneb ilma ühegi välissignaalita, ehk siis saame selle baastaseme teada, pärast saame maha lahutada. Ja jällegi on see, et neid pilte tasub teha mitu, sest seal on jälle juhuslikku müra, et me saaks selle keskvariandi kätte. Ehk siis mingil hetkel, kui taevas on pilves, tasub tegelikult pildistada teleskoobiga lihtsalt katik kinni ja sellise temperatuuri juures ja sellise säriajaga, mida me siis nii-öelda tihti kasutame pildistamiseks, et see ongi mul olemasolev nii-öelda kollektsioon neist siis kalibratsioonikadritest ja selliseid kaadreid nimetatakse siis inglise keeles dark frame'ideks, eesti keeles siis pimekaadriteks, mis ongi tehtud nii-öelda pimeda teleskoobiga, ehk siis seal on katik ees. Ja mul ongi siin põhimõtteliselt kasutatud nii-öelda kõik seaded läbi pildistatud, mida ma siis nagu regulaarselt kasutan põhiliselt sellepärast, et erinevad säriajad oleks ära kaetud. Alates siin 10 minutist 600 sekundit kuni siis 30 sekundini välja, pildistan enam-vähem alati 10 kraadi juures, kes kasutab oma kaamera jahutusel, soojendusel erinevaid temperatuure, siis peaks rohkem kaadreid tegema.
ja siis mingid erinevad need nii-öelda kaamera võimendusteguri või siis selle geeniväärtused ka tasub nii-öelda kasutatavad asjad tasub läbi pildistada. Ja point on selles, et need nii-öelda pimekaadrid ei muutu eriti tihti, need võib ühel ajal ära pildistada ja siis suht südamerahuga, ma ei tea, vähemalt aasta aega rahulikult kasutada. Selles mõttes, et pilditöötluse käigus saab aru, et kui tuleb uued teha, mingil hetkel nad lihtsalt ei toimi enam. Aga suht tuugalt võib nagu kord ära pildistada ja siis aasta aega rahulikult olla, et ei pea nagu iga öö seda asja tegema. Aga see töötab ainult juhul, kui meil on seda sorti astrokaamera, millel on see äge jahutus olemas, sest siis me saame kontrollida kaamera temperatuuri. Kui meil ei ole sellist asja, siis meie kaamera on mingisugusel enam-vähem tundmatul temperatuuril, mis on mingis korrelatsioonis välisõhutemperatuuriga. Ja siis on paraku ainuke efektiivselt töötav lahendus odavamate kaamerate puhul on siis see, et tuleb lihtsalt pildistada pimekaadreid nii-öelda samal ajal, sama öö jooksul, kui siis tehti need nii-öelda päris kaadrid ja siis sealt saab enam-vähem sama temperatuuriga need. Et keskmistub enam-vähem samaks, aga see ei ole siis nagu ideaalne lahendus, et aga jah, paremat nagu mitte kontrollitud temperatuuri puhul väga ei ole olemas ka. Ja siis üks selline viimane nii-öelda kalibratsiooni kaadriliik on ka, mis on viimasel ajal tegelikult teda ei ole nagu väga tegelikult vaja isegi töötlustel, et oleneb, et ma sellest hea meelega räägiks nagu homme tegelikult põhjalikumalt, aga on ka eelpingekaadrid ehk siis biasid inglise keeles, aga põhimõtteliselt saab ka ilma nendeta, et nende mõte on see, et teha samamoodi pimeda teleskoobiga pilti, aga seekord mitte mingisuguse säriajaga, vaid 0 säriajaga või siis kõige lühema võimaliku säriajaga, mis see kaamera üldse võimaldab. Ja selle mõte ongi siis see, et lugeda ära see nii-öelda konstantne müranivoo, mis tekib kaamerast lihtsalt selle lugemiselektroonika ja kõige selle käigus. Et see ei ole nagu sõltuv ajast, et see pimevool, mida me darkframe'ide või pimekaadritega eemaldame, et selle intensiivsus sõltub ajast ka, et kui kaua me seda pilti teeme, aga see nii-öelda konstantne baastase, see sellest ei sõltu. Aga jah, see oleneb natuke sellest, et kuidas seda töötlusprotsessi teha, et kas neid eelpingeid on vaja või mitte. Need olid hästi vajalikud siis professionaalsetel astronoomidel, siis kui kasutati tänapäevani, need kasutatakse ja on vajalikud, on siis CCD tüüpi sensorite puhul, aga põhimõtteliselt kõik need sensorid, mida kasutavad need amatööride kaamerad, need ei ole mitte CCD-d, vaid need on CMOS-id, natuke teist tüüpi sensorid ja räägin sellest. Läheb liiga pikaks lihtsalt. Et kui me hakkame nagu pilditöötlust reaalselt läbi tegema, siis ma saan näidata neid nii-öelda erinevaid variante, mis seal on. Nii. Et ja, mida ma veel tahtsin näidata. Siukest, siin mõned ägedad pildid. Ja ongi, et kui kogu see töötlusprotsess siis läbi teha, siis mis grafika see oli 106 vist. See peaks olema nüüd see sama pilt. Oled ekraanile. Et kui siis kõik kokku liita, need nii-öelda valguskaadrid, mis meil siin on, trummipõri, et võiks siis saada umbes sellise pildi, et liitsime nüüd kokku siin kõik need nii-öelda valguskaadrid, lahutasime maha need tolmurõngad sealt ja siis ka selle sensori natuke ebaühtlase valgustatuse ja siis juba toorkaadrite tasemel, enne kui üldse seda kokkuliitmist ja kõike muud tegema hakatakse, siis nende pimekaadritega, pimekaadrite info on sielda maha lahutatud neist toorkaadritest, enne kui neid üldse kokku liitma hakatakse, ehk siis siit on ka need läbikõrved pikstid ära kadunud. Et jah, nii ongi. Et nüüd on siis meil ilus tulemuseks saadud pilt. Ja niisugune äge asi ka, ma ei ole päris midagi, milline see neist oli, aga lihtsalt vaadata, kuidas öö jooksul need asjad tekivad. Nii, et see on siis üks selline video tehtud siis mu sellest koduobservatooriumist, et kuidas siis teleskoop ühe öö jooksul toimetab, et see on niisugune lahe visuaal lihtsalt näidata, et kuidas terve öö jooksul need nii-öelda kaadrid tulevad. Et mul üle taeva kaamera, siin on teleskoobi kaamera, kõik üksikud fotod, ehk siis järjest klõpsivad seal. See on näha, kuidas pilt natuke väreleb, ideerimine ei ole perfektne, vahepeal lendavad satelliidid läbi, see on Orioni udu ka, see on hästi hele objekt. Ja siin on nüüd selline natukene tuhmim galaktika, et see ei ole seesama, mille pilti me enne näitasin, aga ei ole
ja vahepeal läks pilve, mis teha. Tead, siukene üks öö pildistamist. Aga vaatas ilmaennustust, et mingil hetkel peaks uuesti selgeks minema, et siis seegi läks. Ei pannud kohe teleskoopi kinni. Ja siin on ka äge näha, kuidas see ekvatoriaalmonteering siis nii-öelda taevast taga ajab. Et pöörab ennast siis taevale järgi. Kas pilves ajal ta pildistas ka või? Jah, sest ma magasin. Et selles mõttes jah, et ja mingil hetkel ärkasin üles, sest mul on telefonil see teavitused sisse pandud, et kui ta see gideerimise nagu lõplikult ära kaotas, siis ta saatis mulle teavituse, et gideerimine ei tööta, siis ma vaatasin, et kurat pilves on, siis vaatasin seda sati pihte, et mis pilved need on, et vaatasin, et enne hommikult lähevad üle veel, et siis tiksugu lihtsalt seal. Et suure osa neid vahepealseid kaadreid pidi muidugi ära viskama, aga sai natuke hommiku, et ka siis mõned natuke materjali veel. Nii. Okei, aga see oligi siis selline väike sissejuhatus siis astrofotograafiasse, kuidas seda siis teha, et ühesõnaga tuleb aega kulutada ka nende kalibratsioonikaadrite peale, kui siis tahta ilusat lõpptulemust saada. Ja nagu eile siis kohtume õhtul, et loodetavasti saame täna natukene praktikat teha, et loodan, et panevad ka teised oma teleskoobid siia pildistama üles, et siis saab näha erinevaid kaameraid, erinevaid teleskoope, erinevaid tarkvarasid nende juhtimiseks, mis on kohati kõige suurem peavalu, aga loodetavasti jah, et ka silmaprognoose vaadanud on. Et tundub, et õhtu esimesel poolel natuke midagi saab teha, et see märul ja vihmeäike, mille ees meil siin hoiatati, vähemalt kui ma viimati vaatasin ennustust, siis jõuab kuskil keskööpaiku meie. Pigem ööprobleem. Jah, et see pigem tuleb